Tere tulemast Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi infotundi. Mina olen Karmen, Tallinna Ülikooli vilistlane ja ma soovitan teil kõigil hästi palju küsimusi küsida. Nüüd on see teie võimalus, te ei pea seda kõva häälega küsima ega püsti tõusma. Te saate seda teha digitaalselt. Siin on QR-kood, mida te saate skanneerida ja siis küsida seal julgelt küsimusi, millele siis meie tudengid hakkavad pärast kenasti vastama. Aga nüüd kohe saamegi teada, et mida see Haridusteaduste Instituut endast täpsemalt kujutab. Nii, tere Toomas siis Haridusteaduste Instituudi infotundi. Meie oleme siis need tudengid, kes pärast hakkavad teie küsimustele vastama. Kes me oleme? Hea küsimus. Me oleme tegelikult siis meie üliõpilasnõukogust. Meie üliõpilasnõukogu nimi on Künn. Oletan, et teil endal on ka koolides olnud üliõpilasesindused. Ehk siis meil on siin suht sükene sarnane asi, natukene teistsugune. Aga ma ise olen siis 3. aasta pedagoogikatudeng ja Künni esimees. Siis minust paremal on Elisabeth, kes on 2. aasta pedagoogikatudeng ja Künni kommunikatsioonijuht. Ja minu vasakul on Mae, kes on klassiõpetajal 2. aasta tudeng ja Künni haridusjuht. Ja minu nimi on Elvis, ma unustasin ütelda. Aga natukene ütlen ka kiirelt, et mida me Künnis teeme. Et panime siia paar pilti sellest, kuidas me oleme käinud pidudel, oleme korraldanud ise pidusid, teeme sündmusi meie tudengitele ja korraldame suvepäevi ja vedame hästi palju aega koos. Ma seda bürokraatia poolt, üliõpilasnõukogu poolt ei hakka rääkima, see võib-olla ei ole nii huvitav, aga meiega on siin ka meie instituudi õppejuht, et ma nüüd annan sõna talle, et ta saab rääkida siis teistest asjadest. Ja tere kõigile. Mina olen Mari-Liis Lind ja olen Haridusteaduste Instituudis õppejuht ja räägin siis sellest, milliseid erialasid on võimalik meie instituudis õppida. Ja väga tore, et teid on väga palju siia tulnud, sest haridus on tõesti väga-väga oluline valdkond. Ta on väga väärtustatud ühiskonnas ja rõõm ainult, kui tuleb uusi juurde, kes siis soovivad õpetajaks või muidu hariduse valdkonnaga seotud erialadel õppima asuda. Ja meie õppekavad. Meil on siis esimesel astmel ehk siis bakalaureuse astmes erinevad õppekavad. Esiteks siis alushariduse pedagoog. Need on siis lasteaiaõpetajad ja seal toimub meil õpe nii päeva kui ka sessioonõppes. Et päevaõpe on siis see, mis sobib võib-olla neile, kes sellisel igapäevasel 9-5 tööl ei käi, vaid et siis saavad rohkem päevasel ajal õpingutele pühenduda. Ja sessioonõppe siis rohkem neile, kes juba võib-olla töötavad ja seal toimub siis õpe selliste nädalaste sessioonidena kord kuus ja vahepeal siis ka mõned õppepäevad ja iseseisev töö. Nii, aga alushariduse pedagoog, siis üks õppekava, järgmine eripedagoogika. Ma kõigist erialadest räägin kohe ka natukene laiemalt. Ja eripedagoogikal on meil samamoodi päeva- ja sessioonõppe, siis pedagoogika õppekava, kus taas kord päeva- ja sessioonõppe olemas, klassiõpetaja õppekava, mis on siis integreeritud õppekava. Integreeritud õppekava tähendab seda, et seal on see bakalaureus ja magister kokku pandud ja kokku ongi siis 5 aastat, nii et alustate justkui bakalaureuse üliõpilasena ja lõpetate magistrikraadiga. Ja siis on andragoogika ehk täiskasvanute koolitajad, seal on õpe ainult sessioonõppes. Sessioonõppes on ka kutsepedagoogikas ehk kutsekooliõpetajate õppekaval ja noorsootöö õppekava samamoodi sessioonõppes ja see on rakenduskõrgharidus, et sellise natukene praktilisema väljundiga. Aga räägin siis kõigist nendest erialadest täpsemalt, et olen oma slaidid üles ehitanud niimoodi, et igal slaidil on siis midagi öelnud, kas selle õppekava vilistlane või siis üliõpilane. Ja minu jaoks need laused on selles suhtes olulised, et need tegelikult hästi illustreerivad seda, et mis on see lisandväärtus, mida need õpingud tegelikult juurde annavad. Ja alushariduse pedagoog, nagu sai öeldud, on siis lasteaiaõpetajad. Õppekohti on meil seal päevaõppes kuskil 25 ja sessioonõppes umbes 50, nii et õppekohti on seal päris palju.
ja võib-olla selle õppekava juures, mis siin on nagu kenasti välja ka toodud, et tõesti see õpetajaks õppimine, et see peab olema selline südameasi või selline väike nagu kutsumus, et ma tõesti tahan olla see õpetaja, kes siis neid õppijaid toetab ja alushariduse pedagoogi puhul just siis neid kõige-kõige väiksemaid. Ja muidugi, mis on nagu äärmiselt oluline, et läbi siis ülikooli õpingute, et lisaks nendele akadeemilistele teadmistele, praktilistele teadmistele, mis saad, on tegelikult ülikoolist ka tulnud sõbrad kogu eluks ja veel väga suuresti tulevad need sõbrad ka veel selle kaudu, kui veel erinevates üliõpilaste tegemistes kaasa lüüa, näiteks Künni tegemistes. Siis klassiõpetaja. Klassiõpetajad on siis need, kes õpetavad esimesest, ütleme, kuni 6. klassini on võimalus õpetada. Ja nüüd on selline väikene ülesanne teile. Pange korraks silmad kinni ja mõelge, proovige ette kujutada, kes oli teie esimene õpetaja, ehk siis esimene klassiõpetaja. Nii, tõstke käsi püsti, kellel tuli selle õpetaja nägu ette või tuli meelde, kes ta on. Imeline, kätemeri. Käisin kunagi reisil ja mind hästi kõnetas. Ma nägin metroos oli selline silt, et igaüks mäletab oma esimest õpetajat, et tule õpi klassiõpetajaks. Ja teate, kui ma seda praegu siin räägin, mul tuleb ka selline kananahk tuleb veidi ihule, et täpselt nii see on. Igaüks mäletab oma esimest õpetajat või ütleme peaaegu igaüks. Ja kes on lapsevanemad, siis ka oma lapse esimest õpetajat mäletatakse ka. Nii et kui teie tahate olla see esimene õpetaja, keda mäletatakse, siis klassiõpetaja on see eriala. Ja tegelikult, mis on tõesti tore, siin on ka Boltis või paksus kirjas välja toodud, et need pöörasemad ideed, et tegelikult klassiõpetaja õpetab ju peaaegu kõiki aineid, nii et see võimalus neid aineid omavahel siduda, seda õpet selliselt põnevalt üles ehitada, et sellist vabadust on väga-väga palju, nii et selline tore eriala. Ja klassiõpetaja õppekaval on siis 25 õppekohta umbes on meil päevaõppes ja sama palju ka sessioonõppes. Pedagoogika erialale õpitakse siis mitme aine õpetajaks ja eelkõige on suunatud ta just selline põhikooli 3. aste, ütleme 7. kuni 9. klass, aga sõltuvalt erialast see võib ka minna edasi sinna gümnaasiumisse. Ja sellel õppekaval on tõesti see, et valitakse siis 2 ainet, mida soovitakse siis õppima. Ehk siis näiteks pakub huvi matemaatika ja geograafia või eesti keel ja füüsika või ajalugu ja inglise keel, siis see on nüüd see eriala, kus on võimalik neid erinevaid aineid kombineerida. Ja hästi toetan seda mõtet, mida siin on ka siis vilistlane välja toonud, et see õppekava loob eeldused tõesti, et ka koolis õpetades oleks see hea võimalus neid aineid, seoseid erinevate õppeainete vahel luua ja selle võrra ka siis kogu seda õppimist toetada. Nii et pedagoogika õppekava, selline tore õppekava ka olemas ja pedagoogika on siis ka 3-aastane ja kuna õpetaja kvalifikatsiooninõudeks on magistrikraad ja õpetaja kutse, siis võib sinna juba 2-aastase magistri ka ilusti juurde mõelda. Noorsootöö on siis see õppekava, kus siis tegeletakse noortega koolis, aga väga palju ka väljaspool kooli, ehk siis noortekeskustes või muidu noorsootöö valdkondades. Ja mida siin on ka toonud välja siis selle õppekava vilistlane ja ma väga ka veel taaskord omalt poolt toetan, on see, et noorsootöötajatel on väga hea ja mõnus selline kogukonna tunne. Ehk siis võib tõesti öelda, et need õppejõud on oma kolleegid, noorsootöötajate ühendus, see on selline üksteise väga tugev toetamine ja justkui tekib tõesti see teine perekond nende noorsootöötajate näol. Nii et olen täitsa toetan seda, et see vaimustus sellest erialast ja sellest koostööst ja sünergiast, mis tegelikult selles võrgustikus hiljem tekib, on selline väga-väga suur lisandväärtus sellel erialal.
Eripedagoogika. Eripedagoogid tegelevad siis nende laste, noorte ja ka täiskasvanutega, kellel on mingi erivajadus, on see seotud siis käitumisega, on see seotud füüsilise, vaimse puudega, on see seotud õpiraskustega. Nii et väga palju just ongi õpingutes rõhku sellele, et kuidas siis neid erinevaid õppijaid toetada, samamoodi ka täiskasvanuid, ja eripedagoogika sinna 3-aastasele bakalaureusele samamoodi võib jälle selle magistri juurde mõelda, et magistri lõpus siis saadakse ka eripedagoogina töötamiseks vajalik kutse. Nii et tõesti eripedagoog aitab need mured ja kitsaskohad teha nähtavaks ja õppijaid siis toetada. Andragoogika on täiskasvanute koolitaja eriala. Vahele ka, et eripedagoogikas on ka kuskil 27 ja 25 on neid õppekohti päeva- ja sessioonõppes. Andragoogikas on õppe täiskoormusega, kus on siis oli vist natuke alla 20 õppekoha või 20 õppekohta ja on võimalus tulla ka tasulisse osakoormusesse. Ja andragoogikal väga palju tegeletakse selliste grupiprotsessidega, ehk siis kuidas see õppimine grupis toimub, et kui ka koolitajana hiljem tegutseda, et kuidas seda gruppi aktiveerida ja grupi liikmed üksteise õppimist saaksid hästi toetada. Nii et sellisel refleksioonil on väga suur roll ja just ka sellele, et kuidas ma ise õpin, et ma saaksin teisi hästi õpetada ja teisi hästi toetada. Nii et andragoogika just siuke täiskasvanute koolitaja, see eriala. Kutsepedagoogika on siis suunatud neile, kes sooviksid minna õpetama kutsekooli, mõnda siis eriala. Ja just seal on tõesti sellel fookus ka sellele, et kuidas seda kutseõppe didaktikat ja kutseõppe õpetamisi ja teadmisi edasi anda. Ja kutsepedagoogika õppekaval on ka olemas näiteks riigikaitse moodul, et saab ka siis riigikaitse moodulit läbides minna ja õpetada hiljem koolides seda riigikaitse õpetust. Siis sisseastumistingimused. Et sisseastumistingimused on nüüd igal õppekaval välja toodud nende eriala kodulehtedel. Kohe ka näitan, et kuidas täpselt need eriala kodulehed on üles ehitatud. Väga suurel osal erialadest on sisseastumistest. Seda sooritatakse siin ülikoolis, arvutiklassis, Moodle'i keskkonnas, on võimalik tulla ka oma arvutiga seda sooritama ja on olemas kodulehel nende erialade juures ka näidistest, mida te saate katsetada ja läbi teha. Et siis vaadata, kuidas teil, mis tüüpi küsimused on ja kuidas siis ennast kõige paremini ette valmistada. Siis on mõnel erialal on eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam, nii et saate ka seda vaadata. Eelkõige on need sisseastumistest ja eesti keele riigieksam selliseks üheks osaks, mis aitab siis, et natukene neid pingeritta kandidaate panna. Kõigil erialadel on kutsesobivusvestlus, nii et kes siis pääsevad osadel erialadel pääsevad vestlusele kõik kandidaadid, osade puhul on seal näiteks esimesed 100, kes sisseastumistesti või riigieksamit on teinud ära. Nii et seda saate jälle konkreetse eriala kodulehelt vaadata, aga kutsesobivusvestlus on eelkõige just selle kohta, et miks mina tahan seda eriala õppida, mis mind motiveerib, kui tuttav ma selle erialaga olen, kas ma olen vaadanud, mida seal kirjutatakse, kui midagi peab lugema enne, et kas ma olen seda ikkagi lugenud, kas ma olen sellega tutvunud, nii et just eelkõige see enda motivatsioon. Siis võib olla ka motivatsioonikiri või video. Enamasti on nende jaoks olemas siis ka vormid, nii et vaadake, mis vormid ja mis juhised on nende kohta antud. Võib olla ka arutlusülesanne, mingil teemal tuleb siis arutleda või siis on õpingute planeerimise küsimustik CV. Ning nagu ma ütlesin, siis on iga eriala kohta on siis see info selle eriala lehele koondatud ja siin on üks näide pedagoogika pinnalt, et kus ongi just siis kenasti välja toodud algusel, et mida see eriala endast kujutab, miks seda eriala õppida ja see oranž mummukene, mis sealt alt paistab, on siis ka see just, et tutvu õppekavaga, nii et õppekavades saate ka vaadata, et mis ained seal täpsemalt on, millest seal räägitakse, mida seal õpetatakse.
kuidas ennast kõige paremini ette valmistada? On siis see, et esiteks tutvuge selle kodulehega, kirjeldusega, töötage läbi erinevad näidised, juhendid, materjalid, mis seal kodulehel on teile ette antud. Et kui on öeldud soovitusena, et võiksite tutvuda, siis te tegelikult päriselt võiksite ka tutvuda, et see annab teile kindlasti lisaboonust selle vastuvõtuvestluse käigus. Õppekava ja õppeained. Õppeainete te saate ka sisusid vaadata, kõike saab seal klikkida, linkida. Vaadake, millised on selle eriala töökohad, et eriti võib-olla need, mis on andragoogikaga seotud, võib-olla ka noorsootööga, klassiõpetajaga on juba üsna selline selgem võib-olla näiteks. Siis uurige ja lugege, mis toimub laiemalt hariduse valdkonnas. Juba täna võite vaadata, tutvuda, olla kursis, mis selles valdkonnas aktuaalsed teemad on. Ja muidugi hästi oluline on ka see, et mõtesta ja põhjenda ise enda jaoks oma valikut, et tehke see valik kindlasti ise, et teie olete see, kes tuleb siia õppima ja ikka te ise väga-väga seda tahaksite. Meil on ka väike videoklipp, 2. kuni 3. klassi õpilased räägivad õpetaja tööst, nii et võib-olla siis kuulame, et mida nemad sellest täpsemalt arvavad. Nii. Kas ülevalt saab keegi meil selle tööle panna? Ei mängi? Ahah, no siis ei mängi. Siis on nii, aga nii, vaatame, midagi siin toimetatakse. Äkki see õnnestub ikka panna. Viilume korra. No te saate seni natukene oma küsimusi mõelda, sest kohe-kohe hakkavad rääkima veel korraks üliõpilased ja siis ongi tegelikult teie küsimuste voor. Ma lasen natukene neil seal üleval veel katsetada, äkki ikka õnnestub, sest meil nii kiiret ei ole. Võib-olla õppekohad ka veel, need, mis mul jäid nüüd mainimata, vist ka paar tükki. Noorsootöös on ka kuskil 20 õppekohta, on tasuta sessioon õppes ja seal on ka osakoormusega õppe samamoodi. Ja kutsepedagoogika kohta saan ka öelda, et seal on siis ka kuskil 25 õppekohta ja seal on siis, ongi õpingud osalise koormusega ehk 4 aasta peale jaotatud. Nii, midagi mul siin toimub, ma vaatan kohe, mina siin näen juba, mis siin taustal tehakse, et siis korraks. No kuna need väiksed on nunnud, on ju, siis vaatame, kuulame. Ja kindlasti peaks. Mina ka soovitaks olla õpetaja. Nii, mina juba näen seda. Vaatame, kas teie ka kohe hakkate nägema. Ma panin nüüd need ülemisel seal taga, klaasseinte taga olevad inimesed panin nüüd higistama ja toimetama. Aga see käib asja juurde. No, proovivad nad natukene veel. Aga võib-olla kohe piilume, kas neid saavad või ei saa. Võib-olla on senikaua tulevad üliõpilased, räägivad korraks sellest, kohe ma piilun, kas neil õnnestub. Et natukene ka sellest, et miks Tallinna Ülikooli õppima tulla. Ahah, vot, nii väga hea. Siiski vaatame video. Mina ka soovitaks olla õpetaja. Ja, see on nii lahe. Ja saab
mõelda välja tunnitöid. Temal on alati õigus, mida nagu tema saab tunnis teha ja see on väga lahe. Mul on jälle üks asi öelda, et kui te soovisite algklassides, kui te oli mingi esimeses klassis, te soovisite õpetajate toas käia, võib-olla kui soovisite. Kui te olete õpetaja, te saate õpetajate toas käia. Jaa, see on lahe. Jaa, see on väga lahe. No vot, väike aga lööb, eks ole, nii et õpetajate toas saab käia. Ja nüüd siis võib-olla siis ka need põhjused ja üliõpilaste poolt, et miks siis ikkagi Tallinna Ülikooli õppima tulla. Ja siis juba tuleb küsimuste-vastuste voor. Siin on natukene siis numbreid, et oleme juba väga pikalt õpetajaid õppinud. Võib panna mõtlema, et kui meil ülikool saab alles nüüd 21-aastaseks, et kuidas me oleme juba 105 aastat õpetanud, siis tegelikult enne seda oli enne kui Tallinna Ülikool tekkis, siis oli siin õpetajate seminar ja pedagoogiline instituut ja kõik asjad. Et me kuulume 5% maailma parimate ülikoolide hulka. Väga ilusad numbrid. Aga jah, jätkab. Nii siis, miks siis õppida HTI-s? Kõigepealt õpetajakoolituse erialadel makstakse stipendiumit ja see on Tallinna Ülikoolis ainukene stipendium, mida siis erialadele makstakse ja see on 400 € kuus. Ja see on, ütleme niimoodi, et töötule tudengile on väga-väga suur abikäsi. Siis järgmine punkt, mis seal on, et Tallinna Ülikoolil on piisavalt ühikakohti. Ja kõige lähem ühikas meile siin on siis karuühikas, mis on umbes niimoodi, et lähed uksest välja ja teisest uksest sisse, et umbes 3 minuti kaugusel. Mina ka olen tulnud kaugelt Põlvamaalt ja siis, kui ma ülikooli sisse sain, siis oli kohe siuke ehmatus, et okei, aga kus ma nüüd lähen, et magan seal ülikooli kuskil pingi all. Aga siis sain endale ühikakoha. Ja see Tallinna Ülikooli, vähemalt see ühikas, kus mina siis elasin, need on väga korralikud ja ilusad ühikad. Et ma olen kuulnud teistest ühikatest, et seal on kas liiga vähe ruumi või on, ütleme niimoodi, et siuksed juba päevi näinud need ühikatoad, aga see meie ühikas oli tõesti väga ilus ja väga korralik ja inimesed olid seal ägedad ja ma sain mõned oma nagu kõige paremad sõbrad seal ühikas, kes siis olid meie boksinaabrid. Nii et kas keegi, kes on siit kaugemalt Tallinnast väljaspoolt tulnud? Näidake käega. No päris palju. Nii et ma väga-väga soovitan ühikakohti. Need on eriti alguses on väga hea hinnaga. Minul oli näiteks 2 suur tuba, see oli 100 € kuus pluss kommunaalid siis. Nii et see on väga võrreldes siis Tallinna üürihindadega, korteri üürihindadega on väga palju nii-öelda odavam, täpselt see on see sõna, mis ma otsisin. Ja ülikooli linnaks siis asub mugavalt Tallinna kesklinnas, et siin on kõik käe jala juures ja bussid ja trammid ja kõik sõidavad, nii et see on hästi siukse hea koha peal. Ja siis lisaks sellele on hästi aktiivne tudengielu, et nagu me eelnevalt natuke rääkisime, siis me korraldame hästi palju üritusi. Ehk siis ongi näiteks kevadpall, mälumängud, lauamäega õhtud, et saab hästi palju osa võtta. Lisaks, kui tahad ise natuke käsi külge panna, siis soovitan ühineda üliõpilasnõukoguga. Aga nagu jutt oli, siis kõik on kiviviske kaugusel, me asume kesklinnas. Ehk siis esiteks meil on palju võimalusi sportlikeks tegevusteks, harrastuseks. Et ülikoolis endas on siis näiteks spordiklubi, kes korraldab mingeid rühmatreeninguid. Samuti on ülikoolis oma jõusaal, mis on hästi taskukohas hinnaga üliõpilase jaoks. Aga muidugi on ka võimalik pealinnas ise käia kuskil jõusaalis või trennis. Samuti on Tallinnas mitmeid praktikakohti, et hästi palju lähedal on erinevaid praktikakoole, noorsootöö erialal on mitmeid noortekaid. Ja üks minu enda jaoks vähemalt üks kõige toredam punkt on see, et sa leiad uued sõbrad kogu eluks. Et ma ise olen endal üliõpilasnõukogust leidnud ühed kõige lähedsemad sõbrad üldse. Nii et... Ja siis ma lisaksin siia üks asi, mis meil kirjas ei ole, et miks just Haridusteaduste Instituut valida, on see, et meie, nagu eelmisel slaidil sai mainitud, et oleme õpetanud juba 105 aastat, eks ole, rohkemgi tegelikult. Et üks suur boonus, mis on Haridusteaduste Instituudil, on see, et meie õppejõud on ise õpetajad, ehk siis nad õpetavad seda, mida nad ise kasutavad.
ehk siis need meetodid käivad läbi ja see on nagu suur boonus õppimisele, et reaalselt oskavad väga hästi sind pedagoogiliselt toetada, sest sul võib olla oma eriala spetsialist, aga kui tal on raskusi pedagoogiliselt oma informatsiooni edastamisega, siis ma võin kohe öelda, meil seda probleemi ei ole. Aga nüüd on siis võimalus teil küsimusi küsida. Ma vaatasin, et sinna QR-koodi peal oli juba tulnud päris palju küsimusi, nii et kas me saame selle kuidagi ette? Senikaua, kuni tuleb meile küsimusi küsima, kas keegi sooviks valjult küsida küsimust? Väga julgelt võib selles mõttes, et kõik need küsimused, mis te olete sinna pannud, võite lihtsalt ka välja hoida. Ja siinsamas on juba. Mis on kõige populaarsem? Kõige populaarsemad erialad, ma saan aru, et oli küsimuseks. Eripedagoogikas on olnud päris palju või väga palju avaldusi, sessioonõppes isegi umbes 400, 300-400, alushariduse pedagoog on samamoodi ja tegelikult ka pedagoogika ja klassiõpetaja eriala on sellised ikkagi üle 100 neid avaldusi, nii et hästi tore on see, et õpetajaharidus on populaarne. Ja mis ma ütlen, on see, et tegelikult saab tihtipeale või pannakse ju ka 2 erialale, nii et selles suhtes alati on ka see, et lihtsalt need avalduste arvud on nagu topelt, et inimesi endad tegelikult on natukene vähem. Jaa. Pedagoogikas on õppekohti nüüd niimoodi, et hetkeseisuga on 30 päeva õppes, 30 sessioonõppes. Meil on ühed väikesed läbirääkimised ministeeriumiga, võib-olla tuleb neid veel päris palju juurde, aga seda ma ei julge veel välja öelda. Selgub lähipäevadel. Lootsin, et saan tänaseks teada, aga ei saanud. Väga õige kitsas koha leidsite, ma isegi jätsin meelega need kohtade arvu seal ütlemata, nii et väga tähelepanelik kuulaja. Küsitakse, kas erialade kõrvalt on aega tööl käia? Ja vähemalt mina siis õpin klassiõpetajaks ja see aasta nüüd ma ei ole tööl käinud, kuna natukene olen lombakas, aga eelmine aasta küll mina töötasin lapsehoidjana ja õpetajaks õppimise kõrvalt on väga-väga hea töötada lapsehoidjana. See on väga paindlik esiteks ja teiseks sa saad lastega kogemust juurde, nii et on küll võimalik. See muidugi oleneb erialast, aga vähemalt klassiõpetaja eriala kõrvalt on küll võimalik käia tööl. Lisaksin juurde, et ma ise tulin pedagoogika erialale, siis esimesel aastal juba kohe läksin õpetajana tööle. Õpetajate puudus on suur, otsitakse kogu aeg inimesi tööle, kindlasti võetakse ka, aga õppejõud kõik soovitavad, et see koormus on tegelikult väga suur, et kui on vähegi võimalik, siis vähemalt mitte esimesel või teisel aastal minna, et natukene ikkagist harjuda selle ülikooli koormusega ja siis vaadata, et kuidas sa ennast tunned. Et täiesti võimalik on õpingute kõrvalt tööd teha, aga soovituslik on alguses keskenduda ikkagist enda haridusele. Siis on küsimus, miks erialadel on CV nii oluline. Ma ju tulen koolist, mul puudub töökogemus. Et see CV on seal vist ainult, ma arvan, 1-2 õppekaval, kus oli see oluline ja ta oli isegi olulisem natukene sellest, et kas on vabatahtlikku tegevust ja sellise motivatsiooni väljatoomise poolelt, nii et ta oli selle fookusega. Noorsootöö mul meenub kohe, et oli, kus oli see CV ja just taheti näha ka seda, et kas on seda vabatahtlikku tegevuskogemust. Ma küsin korraks ka seda, et miks just Tallinna Ülikool, mitte Tartu? Mina ütleksin kohe suureks boonuseks selle, et me oleme siin Tallinna Ülikoolis tegelikult kauem just õpetaja seda haridust õpetanud, üle 105 aasta, nagu siin üks slaid näitas, seda ma ei väsi kordamast, aga enda vaatepildist ütleksin ka, et meil on tudengielu on elavam,
mulle vähemalt endale on selline mulje jäänud. Meil on selles suhtes väga aktiivne meil on esiteks juba see, et meil on 6 instituuti, kus igas instituudis on oma üliõpilasnõukogu, kes korraldab kogu aeg üritusi, et meil on sündmusi. Et meil on siin iga nädal on midagi teha, lisaks on meil hästi palju erinevaid klubisid ja see tudengielu aktiivsus on meil väga suur. Ma võin siia kähku juurde lisada, et minul oli ka valik Tartu ja Tallinna vahel ja mina lihtsalt kuulsin hästi palju nendelt, kes olid käinud nii Tartus kui Tallinnas õppimas siis kas sama kraadi või siis magistrit ja bakalaureust nii edasi. Ja nemad ütlesid ka seda, et Tallinna Ülikoolis on lihtsalt need õppejõud on ongi paremad õpetajate õpetamisel. Ma ei tea, kas ma sain oma selle jutupointi välja öeldud, aga mis Elvis ennem mainis, et meie õpetajad ongi siis ise ka õpetajad ja nad annavadki neid enda teadmisi ja asju, mis nad on aastatega õppinud meile edasi. Mina võib-olla küsiks nende sisseastumistingimuste koha pealt ka, et ma saan aru, seda on päris palju küsitud, selle osas huvi on, et võib-olla saate ka mingeid nippe anda, mis teid ennast aitas või kuidas teil see kogemus oli? Mind ennast aitas hästi see, et ole julge. Hästi paljudel nendel erialadel ongi väga suur osa see sisseastumisvestlus. Kui sa lähed sinna vestlusele ja sa päriselt näitad üles enda motivatsiooni ja seda, et sa tahad ja sa räägid enda kogemustest ja niimoodi, see, mis mulle seal vestlusel öeldi, oli see, et ma kohe näen, sul silmad säravad, kui sa sellest räägid. Nii et ma väga soovitan lihtsalt seda, et rääkige südamest ja näidake üles seda motivatsiooni, miks te tahate tulla õpetajaks. Ma küsin kõigepealt üle, et tõstke käsi, kes on mõelnud tulla õpetajaks. Ma loodan, et siin on terve saal tõstanud käe. No ikka on neid päris palju. Omalt poolt lisaksin seda, et kui te tuleb teha niisugune eriala väike test võib-olla, et hästi oluline on mitte üle mõtelda. Teilt ei oodata seda, et te juba olete oma eksperdid. Teilt oodatakse seda, et te lihtsalt kirjeldate seda, mida teie arvate, jagate natukene oma maailmavaadet võib-olla. Et seal ei oodata seda, et te tulete, te juba oskate viidata igasugustele erinevatele uuringutele, kuidas kõike õieti teha. Ja üks asi, mis kindlasti aitab, on see, et enne kui te tulete näiteks akadeemilisele testile, siis guugeldate kähku, kes on Eesti ministrid. Et see on niisugune hea asi, mida teada. No ja ongi niisugune peamine, eriti Eesti haridusteemadega silmaring. See on väga hea, et kui sa tead, kes on haridusminister, nagu Elvis juba ütles ja nii edasi. Et väike niisugune meeldetuletus on väga hea ka enne neid teste ja vestluseid. Ja, ma ütleks ka lõpetuseks, et lihtsalt säilitage rahu, te saate hakkama sellega ja olge julged. Kas teie olete muidu käinud Erasmusel ka kusagil, selle kohta küsiti, et kas saab minna välisõpinguid tegema, on teil endal kogemust või olete kuulnud, et mõni kursakaaslane on käinud või kuidas teil sellega on? Ise olen käinud väikesel Erasmusel Lätis ja ma lähen tegelikult järgmisel nädalal Bratislavasse Erasmusele, et neid võimalusi on. Meil on ka oma ekspert olemas. Ma ei ole ekspert, aga ma olen ekspert käimises või käisin, et mina käisin päris lausa 2 korda teise kursuse alguses pool aastat Saksamaal, üks parimaid perioode mu elus. Ja siis 3. aastal olin kogu õppeaasta, olin Soomes vahetusüliõpilane, et samuti väga äge. Et tõesti, ma soovitan, saab minna pikemaajaliselt, saab minna praktikale 2 kuuks ja on ka täpselt sellised, millest Elvis rääkis, selliseid lühemaid ja nädalase füüsilise mobiilsusega. Nii et kindlasti võtke see ka enda plaani. Ja Tallinna Ülikoolil on väga palju partnerülikoole üle Euroopa ja ka väljaspool Euroopat, et saab peaaegu igas riigis käia. Mis on teie lemmik õppeaine praegusel hetkel või siis üleüldse nende aastate peale? Minu kõrval eriala, ma õpin matemaatikaõpetajaks, minu kõrval eriala matemaatika, nii et mul on väga kurb, et mul sai matemaatikamoodul kõik tehtud, ma ei saa enam matemaatikat õppida, aga see oli mu lemmik. Ja mulle matemaatika ei meeldi, aga meil oli esimesel aastal selline õppeaine nagu vist oli loodusõpetus. Ma võib-olla mäletan seda nime valesti, aga see oli väga äge, sest me käisime samamoodi, me õppisime mingeid lehti ja taimi ja käisime Aegviidus 3-päevasel praktikal, kus me käisime matkamas, vaatasime putukaid, linde, loomi, taimi, nii et see oli hästi siuke nagu
terve see kursus oli hästi praktiline ja hästi lõbus ja sai kõik need asjad meelde tuletada, nii et ma arvan, et see oli minu lemmikõppeaine. ja mul on ka, ma ei ole ka matemaatikainimene, et ma õpin loodusaineid kõrvalerialana, et mul on geograafia, et ka väga-väga põnev, oleme käinud praktikatel, käisime igasuguseid mullakaeveid tegemas, proove, õpime geoloogiat natuke, igasuguseid asju. Ja pedagoogikas mul endal oleks isegi üldidaktika, et esimene aasta kevadel õppisime siis, kuidas päriselt õpetada, et ülitore aine oli ja sain hästi-hästi kasulikku infot endale. Ja see ülddidaktika aine, see on küll tõesti nagu, ütleme, kui sa õpetajaks õpid, siis kõik vajalikud teadmised ja asjad, kuidas päriselt seal klassi ees olla, siis sa põhimõtteliselt saad sealt ülddidaktika ainest, nii et kes tuleb siia õppima, siis väga, ma loodan, et ootusärevus on sees sellele. Küsiti ka vabaainete kohta, et kas see siis tähendab, et saab ükskõik milliseid aineid võtta terve ülikooli peale, et ei pea ainult jääma nüüd oma, ütleme, pedagoogikaainete juurde näiteks? No on meil õppekavad, kuhu on kõrvaleriala justkui sisse kirjutatud, ehk siis klassiõpetaja õppekava, kus ongi nii, et omandatakse klassiõpetaja eriala ja lisaks on siis ühe aine õpetamise õigus kuni siis nii-öelda põhikooli lõpuni. Ja seal saab tõesti valida, ma vahepeal nägin ka, keegi küsis, kas ajalugu saab valida ajalugu. Sul on, mis valida? Mina õpin hispaania keelt, ma pole kunagi varem hispaania keelt õppinud, nii et see on ka väga hea võimalus keeli õppida. Hispaania keel, mina matemaatikahuvilisena ka toetan matemaatikat, on ju, aga samamoodi eesti keelt, ehk siis need võimalused on erinevad. Ja teiseks on siis tõesti see pedagoogika õppekava, kus ongi siis see, et 2 aine õpetajaks saadakse, kes on eriti tubli ja suudab selle ära korraldada siis ka teoorias 3, praktikas on see keerukam. Aga muidu saab ülikoolis tegelikult vabaaineid õppekavades on ja neid saab valida tõesti seal teistest õppekavadest, võivad olla mõningad piirangud peal, et kas kõik klassiruumi ära mahuvad, aga jah, üldjoontes on õppekavadesse selline vabaainete võimalus ka sisse kirjutatud, et enda huvidest lähtuvalt ka ennast täiendada. Ja millised on õppejõud, kuidas te neid kirjeldaksite? Millised need teie kokkupuuted on olnud? Siiamaani väga naljakad. Ütleme niimoodi, et tõepoolest on vedanud niimoodi, et kõikide õppejõududega, ütleme niimoodi, et põhikoolis ja gümnaasiumis on ikka mingi 1 või 2 niisugust õppejõud, kes ei meeldi. Lihtsalt ei saa inimesega läbi, aga siin ülikoolis tõesti ei ole mitte ühtegi korda olnud niisugust olukorda, kus ma mõtlen, et issand, mulle see õppejõud ei meeldi. Et nad on alati olnud hästi vastu tulevad, väga sõbralikud, naljakad ja nad on väga austavad nende õpilaste vastu. Nii et mina olen väga rahul meie õpetajatega. Ma natukene täiendaksin, et suur boonus ülikoolis on see, et kui gümnaasiumis sind natukene siiski nagu lükatakse tagant ja ikkagist sul võib jääda vahepeal niisugune tunne, et sa oled ikka veel nagu selles lapse olekus. Et kui ülikooli tuled, siis on ikkagist, sa oled ise täiskasvanu ja õppejõud suhtub sinusse selles mõttes, et ta võtab ennast sinuga nagu rohkem samale tasemele. Et ta suhtub sinusse kui täiesti täiskasvanusse inimesse, sul on lihtsam selle poole pealt, vähemalt mulle on tundunud, et lihtsam on nagu õppejõududega rääkida. Et läbirääkimine igast mingi järeltööd, asjad on lihtsamad. Ma korraks hästi toetan seda Elvise mõtet, et mina täpselt mõtlengi niimoodi, et igast üliõpilasest võib saada ju minu tulevane ülemus. On ju nii, et ega ma pean ju nendega viisaks olema või minu lapse õpetaja, mis on ka juhtunud 2 korral, nii et sa tegelikult suhtudki üliõpilastesse väga lugupidavalt, et nad on kolleegid. Siis on küsimus, et kas tegu on pigem rohkem lihtsalt õppimisega või on ka praktilist osa ja kui palju? Ehk siis kuidas see teooria ja praktika tasakaal teil on? Täpselt. No mina võin kohe öelda seda, et meil hakkas esimesest aastast kohe praktika peale niimoodi, et ma läksin sinna kooli, mõtlesin, et kuulge, et kas ma võin siin veel olla, et nagu, kas ma võin siin klassi ees olla, kas ma tean piisavalt. Aga see on väga kasulik ja see on see on väga hea, mulle väga meeldib vähemalt ja see on kõikide ainetega, mitte ainult see päriselt õpetamine, vaid ongi seesama, mis ma rääkisin, see loodusõpetuse praktika on ja et lähme päriselt teeme käed mullaseks ja teiste ainetega veel, nii et päris palju, vähemalt minu erialal on küll seda praktikat ja teooriat,
nagu käsikäes? Ma räägiks 2 erinevast praktikast, et õpetaja praktika mul on juba tehtud. Väga tore oli alguses, ei ole see, et sa lähed sinna praktikale kohe pead klassi ette astuma. Alguses on ikkagist vaatluspraktika, kus sa saad seal klassiruumi tagaotsas vaadata ja analüüsida seda, kuidas õpetaja oma tööd teeb, ja siis hiljem tuleb siis praktika, kus sa saad ka ise õpetada. See on siis see õpetaja poole praktika. Teine praktika, mis ma kiirelt räägiks ühest oma teisest, mul on 2 kõrvaleriala, mu teine kõrvaleriala on lõimitud loodusteadused ja seal on meil projektid, 4 kursust on projekte ja seal saab ka praktilisi asju väga palju teha, et laboris käia igast, ma ei tea, keemia vaase kokku keerata ja toitu teha seal teadusköögis ja ühel projektil me kasvatasime taimi, mida me siis kursuse lõpus tegime toiduks ümber. Et selles suhtes väga võimalusi on palju. Jaa, et ma ka just värskelt lõpetasin erialase praktikaga, et hästi tore oli ja huvitav, aga mul on ka siis loodusainetega, ma võtan siis geograafiat ja lõimitud loodusteadust ja seal sees võtan siis bioloogiaaineid ja tegelikult geograafia erialal on ka eelmine suvi siis käisime ühesõnaga praktikal, käisime metsas, käisime turvast kogumas, tegime mullakaeveid, et oligi hästi praktiline, et kõik need meetodid, mis me õppisime siis loengutes, käisime siis rakendasime kuskil metsas ja siis samuti bioloogiaainetega tuleb ka veel üks praktika, et läheme taimi koguma, teeme herbaariumit, et hästi põnev ja hästi praktiline ja huvitav on. Räägime siis korraks selle stipendiumite osa ka uuesti üle, kuna selle kohta küsiti päris palju, et kuidas sellega on, mis stipendiumid üldse on olemas, kuidas saab ja nii edasi. Teate, sealt kodulehelt tuleks seda nüüd vaadata, et on õpetajakoolituse stipendiumid olemas ja erinevad toetused, et kõige parem on vaadata seda sealt veebilehelt, sest ütlen ausalt, kõike ise peast ei mäleta ja võib-olla kui keegi teist mäletab, mis ja kuidas. Klassiõpetaja erialal näiteks ongi 400 € kuus on õpetajakoolituse stipendium ja minu kursuselt saab 60% õpilastest seda, et see nagu protsendi arv oleneb sellest ainest või erialast. Aga jah, klassiõpetajatel saab 60% kursuselt, mis on päris suur arv õpilasi. Ja pedagoogikalt saab 80%. Aga lisaks on veel aktiivsuse stipendium, see on siis see, kui sa ülikooli võtad osa siis erinevatest tudengiorganitest, on võimalik kandideerida ka siis aktiivsusstipendiumile, mis on 200 € kuus. See on hea, kui tuled üliõpilasnõukogusse näiteks, kandideerid juhatusse, sealt tuleb veel boonuseid. Ma võin kõvasti seda reklaamida, aga siin ei jääks nii aega nii palju, nii et aga stipendiumid on kõige parem vaadata tlu.ee, vist ongi /stipendiumid või kuidagi sealt leiab. Googlest leiab hästi kiirelt. Ja võtame nüüd veel ühe viimase küsimuse, et mis on see üks asi, mida Tallinna Ülikool teile kaasa on andnud? Sõbrad kogu eluks. Ja ma oleks ka seda sama öelnud. Esiteks sõbrad, teiseks nii-öelda tutvused või inglise keeles connections. Et sul ongi need õpetajad, need, kes sul istuvad kõrval, on ju seal tunnis niimoodi. Ma hakkasin ühe tüdrukuga seal rääkima, siis tuleb välja, et on ortopeed, nii et siis mul just jalaga oli väga hea minna tema juurde, nii et siis seal on just nagu hästi palju, kuna neid üritusi ja asju ka korraldatakse hästi palju, siis sa lihtsalt näed väga palju erinevaid inimesi erinevatest kohtadest ja see annab sulle väga palju tulevikuks juurde. Ja ma ütleks ka, et sõbrad kogu eluks ja lisaks sellele ütleks, et saab hästi palju põnevaid kogemusi veel juurde erinevatest ainetest ja kogemustest ja üritustest. No super. Ütle veel, mis... Ja otse loomulikult hea haridus. Ja hea haridus. Täpselt ja sellel heal hariduslikul noodil me siin nüüd selle infotunniga lõpetame ja võite kindlasti minna kohe ka linnakutuurile, mis hakkab siit samast Astra aatriumi keskelt. Seal on olemas inimene linnakutuuri sildiga ja võite siis avastada edasi Tallinna Ülikooli. Aitäh teile! Aitäh!